Räägin teile sellest, kuidas Eesti Energia manipuleeris ja varjas väga olulist infot korruptsioonivastase erikomisjoni eest ja läbi selle tegelikult takistas erikomisjoni tööd ja uurimist. Meile edastati libanimekiri inimestest, kellel oli siseinfo väga olulise tehingu osas. Ja tähelepanuväärne on see, et infot hoiti kinni asjas, millest täna on algatatud kriminaalmenetlus prokuratuuri poolt ja toimunud lausa läbiotsimised Eesti Energia kontoris. Nüüd sellest kaasusest tuletan natukene meelde. Nagu te mäletate, üks hetk otsustas valitsus, et ostab erastatud Enefit Greeni börsilt tagasi riigi omandisse ehk Eesti Energiale ostab selle tagasi. Põhjus väga lihtne, sest roheenergia ettevõte ei olnud suuteline ilma pideva riikliku toetuseta hakkama saama. Ei saanud iseseisvalt hakkama. Ja siis ostetigi see Enefit Green tagasi palju suurema hinnaga, kui see kunagi börsile viidi. Et maksumaksjale läks see muide 68 miljonit eurot maksma. Aga enne seda, kui valitsus selle uudise avalikustas, oli börsil näha, et äkitselt hakati suures mahus Enefit Greeni aktsiaid kokku ostma. Me nägime anomaaliat, põhimõtteliselt ületasid mahud 3-4 korda tavapäraseid mahte. Ja see juba viitas omakorda sellele, et oli võimalik, et keegi, kes siis omas siseinfot, teadis, et valitsusel on selline tagasiostu plaan, teadis ka, milliseks kujuneb hind, kasutas seda infot ära ja siis ostis kiiremas korras endale kokku erinevaid aktsiaid ja teenis selle pealt tulu, mis on kuritegelik tulu. Ja sellele ohule ma juhtisin tähelepanu juba aprillis. Kutsusin sel teemal kokku nii korruptsioonivastase erikomisjoni istungi, juhtisin infotunnis rahandusminister Jürgen Ligi tähelepanu sellele, aga mis kõige olulisem, nõudsin välja nimekirja insiderites ehk siis nimekiri nendest inimestest, kellel oli terve see aeg olemas siseinfo valitsuse plaani kohta, ehk siis selle Enefit Greeni ostu kohta. Ja kes siis võisid potentsiaalselt seda infot kuritarvitada ja läbi selle teenida kuritegelikku tulu. Ja komisjonile kõigepealt seda infot ei soovitud saata. Jürgen Ligi põhimõtteliselt üleüldse naeruvääristas minu tööd, komisjoni tööd, minu märkuseid ja arvas samuti, et teate, et erikomisjonile ei peaks seda nimekirja saatma. Finantsinspektsioon oli alati täiesti teisel seisukohal, et erikomisjonil on õigus, erikomisjon peab samuti asja vaatama. Lõpuks nimekiri saadeti. Aga üllatust tuli välja, et see oli libanimekiri. Selles nimekirjas polnud tegelikult kõiki isikuid, kes seda siseinfot omasid. Meile saadeti palju lühem nimekiri. Kõiki varjati päris palju nimesid. Ja Eesti Energia väidab, et meie komisjon ei peaks üldse seda küsimust arutama. Esiteks tekib küsimus, mis ajast riigiettevõte võib ette kirjutada Riigikogu komisjonile ülesandeid ning seda, mida komisjon arutab. Teiseks, et miks oli soov seda infot varjata ning miks Eesti Energia ei edastanud komisjonile tõeseid andmeid. Eesti Energia ja Jürgen Ligi arvavad, et meie komisjon tegeleb valede teemadega. Reaalsus on see, et see vale teema, mis sai minu poolt juba aprillis tõstatatud, seda teemat, valet teemat menetleb juba prokuratuur ning konkreetsetele isikutele on esitatud ka kriminaalkahtlustus. See tähendab, et on juba leitud väga konkreetsed tõendid. Ja tegelikult tegemist on oluliselt palju laiema probleemiga. Kui riigiettevõtetest, asutustest või ministeeriumitest siseinfo lihtsalt niiviisi lekib ja keegi veel teenib selle pealt tulu, eriti kui see võib potentsiaalselt mingil hetkel tekitada ka suuremat kahju Eesti inimeste rahakotile. Ja on võimalik, et siseregulatsioonid polegi meil riigiettevõtetes korras. Ja on kahetsusväärne, et rahandusminister terve see aeg selle asemel, et palju suurema tõsidusega suhtuda sellesse küsimusse, hoopiski mõnitab Riigikogu liikmeid, mõnitab korruptsioonivastase erikomisjoni tööd, nimetab seda sisutuks, aga kui rahandusminister oleks teinud sisulist tööd, oleks teostanud ka reaalset järelevalvet, poleks neid kuritegusid juhtunud. Nii et
Enda poolt saan kinnitada, et korruptsioonivastane erikomisjon pöördub uuesti Eesti Energia poole ja nõuab välja ka kogu nimekirja. Aitäh!